Tere tulemast tagasi Mõtlemaatika kanalile. Olen lõpuks tagasi postitamisega ja ärge muretsege, uut sisu on tulemas kuhjaga. Täna võtame ette 2025. aasta gümnaasiumi laia matemaatika riigieksami ja lahendame selle algusest lõpuni, kus mõlema osaga. Ma teen iga ülesande samm-sammult läbi ja selatan kõrvale nii, et kõik oleks arusaadav. Ka mina olen seda rada kord käinud ning tahan anda teile parimad võimalused eksamil hea tulemuse saavutamiseks. Aga aitab jutust, alustame esimese ülesandega. Esimene ülesanne. Tuleb ära lahendada selline ruutvõrrand. Ruutvõrranditel on kõige targem jätta ruutjuurega tehte ühele poole ning viia kõik muu paremale. Kui see on tehtud, võtame terve rea ruutu, et saada lahti ruutjuurest. Paremal pool tekib ruudu valem, seega tekib sellest x ruudus miinus 2x pluss 1. Viime kõik vasakule poole ja x-ide leidmiseks võtame lahendi valemi. Ruutjuure alt tuleb välja 5 ning x1 on 4 ja x2 on miinus 1. Järgmisena on vaja kindlalt teha kontroll, sest ruutjuure alla ei tohiks kunagi jääda negatiivne arv. Alustades x1-st paneme 4 vasakpoolsesse tehtesse ning saame vastuseks 0. Kuna parem pool on juba 0, on pooled võrdsed üksteisega. Samuti võtame x2 ja panes selle vasakpoolsesse tehtesse saame 4 ning see pole võrdne 0-ga ning tegemist on võõrlahendiga järelikult. Seega lõppvastus on, et võrrandi lahend on 4. Teine ülesanne. Tuleb ära lahendada selline eksponentvõrrand. Alustame sellest, et tekitame ühised alused ning 8 27 saaks kirjutada välja kui 2 astmel 3-ga jagatud 3 astmel 3-ga. Kuna nüüd alused on võrdsed, saame astmendajad esile tuua, aga kuna alus oli väiksem kui 1, muutub võrratuse märk. Viime kõik vasakule poole ning jagame tervet rida miinus 1-ga, et saada lahti x ruudu ees olevast miinusest. Et leida x väärtused, paneme tehte võrduma 0-ga ning siis saame võtta lahendi valemi. Ruutjuure alt tuleb välja 8 ning x-ideks saame miinus 1 ja 7. Nüüd on ainult vaja teha joonis. Joone tõmbamist alustame ülevalt, kuna suurima astendajaga x oli positiivne ning kuna otsitakse 0-st väiksemat, on vahemik miinus 1-st 7-ni. Seega lõppvastus on, et võrratuse lahend on x miinus 1-st 7-ni. Kolmas ülesanne. 2 karbis on kummaski 10 kuuli. Esimeses karbis on 3 punast ja 7 valget kuuli. Teises karbis 6 punast ja 4 valget kuuli. Esimene punkt. Arvutage tõenäosus, et mõlemast karbist 1 kuuli võtmisel on mõlemad kuulid punased. Et leida selle sündmuse tõenäosus, peame tegema lihtsa tehte, võttes esimese karbi, kus on 3 punast ja kokku kuule 10 ning teise karbi, kus on 6 punast ja kokku 10 ning need lihtsalt omavahel korrutama. Korrutiseks saame 18 ehk 9/50. See on esimese punkti vastus. Teine punkt. Esimesest karbist pannakse 1 kuul selle värvi vaatamata teise karpi. Kuulide segamise järel võetakse teisest karbist juhuslikult 1 kuul. Arvutage tõenäosus, et see kuul on punane. Teisest karbist saadakse punane kuul pärast seda, kui esimesest karbist pannakse juhuslikult 1 kuul teise, see tähendab, esimesest karbist pannakse teise valge kuul ja seejärel saadakse teisest karbist punane kuul või esimesest karbist pannakse teisele punane kuul ja seejärel saadakse teisest karbist punane kuul. Tehtena näeb see välja niisugune ning vastuseks saame täpselt 63 110. Seega, lõppvastus on, et tõenäosus, et mõlemast karbist saadakse punane kuul, on 9/50. Tõenäosus, et teisest karbist saadakse punane kuul, on aga 63 110. Neljas ülesanne. Tuleb ära lihtsustada selline avaldis. Alustades sulgudest saame esimesel murrul sulgud ette tuua nimetajas 2 ning teisel murrul kirjutada 4x miinus 1 välja kui ruudu valemina. Järgmisena saame kenasti viia terve tehte ühisele murrujoonele. 2 ruutjuuriksid kaovad ning viime nimetajas sulud tagasi algtehtesse. Kui astendaja
on -1, tuleb terve murd ümber pöörata. Samuti ärge unustage -1 murrus, sellega tehe muutub negatiivseks. Korrutades sulu lahti, saame 2 miinus 8x. Viime selle nüüd algtehtesse tagasi ning saame vastuseks 8ax. Seega lõppvastuseks on, et lihtsustatud avaldis on 8x. Ülesanne 5. Sirge S on määratud võrrandiga y võrdumas 1/3 x miinus 2. Sirge T läbib punkte A 4 ja 1 ning B 6 ja 5. Sirged S ja T lõikuvad punktis L. Arvutage punkt 1 punkti L koordinaadid. Kirjutame algselt välja andmed, mis ülesande tekstist võtta annab. Kuna meil on olemas nii A kui ka B punkt, saame leida vektori AB. Selleks lahutame B punkti X-ist A punkti X-i ning saame Y-itega ning sama Y-itega. Vastuseks saame 2 ja 4. AB tõusu leidmiseks tuleb vektori Y jagada X-iga ning saame 2. Kasutades puutuja võrrandit, sisestame arvud näiteks A punktist ja leitud tõusu ning eraldades Y saame 2x miinus 7. Me teame, et mõlemad sirged lõikuvad L punktis, seega paneme sirgete võrrandid võrduma üksteisega. Vasakule jääb 5/3 x-i ning jagades terve rea sellega saame x 3. Paneme leitud x-i ühte algvõrrandisse ning saame -1. Seega L punkti koordinaadid on 3 ja -1. Teine punkt. Arvutage sirgete S ja T vaheline teravnurk. Selle teravnurga leidmiseks on 2 teed, üks lühike ja teine pikem, aga proovime mõlemaga. Meil on olemas tangentsi ja 2 tõusuga olev valem, millega saab leida nende teravnurga. Pannes arvud valemisse saame 1 ning võttes arkust tangentsi saame täpselt 45 kraadi. Teine viis on kasutada koosinuse ja 2 vektoriga valemit. Selleks võtame S-sirge tõusu ning eraldame sealt vektori 3 ja 1. AB vektorit me juba teame. Sisestame arvud valemisse ning saame 10 jagatud 10 korda ruutüür 2 ehk 1 jagatud ruutüür 2-ga. Võttes siin arkus koosinuse, saame samuti 45 kraadi. See ongi teise punkti vastus. Kolmas ja ka viimane punkt. Arvutage punkti C koordinaadid, kui lõik BM on kolmnurga LBC mediaan ja vektori BM koordinaadid on 1,5 ja -4,5. Teades BM vektorit, saame sellest eraldada M punkti koordinaadid ning saame nendeks 7,5 ja 0,5. Punkt M on kolmnurga LBC külje keskpunkt. Kui punkti C koordinaadid on X ja Y, siis L punkti X ehk 3 pluss X jagatud 2-ga võrdub 7,5. Korrutame terve rea 2-ga ning viies 3 teisel poole saame X 12. Ning L punkti Y ehk -1 pluss Y jagatud 2-ga võrdub 0,5-ga. Korrutame terve rea 2-ga ning viies -1 teisel poole saame x2, y2 tähendab. Seega punkt C koordinaadid on 12 ja 2. Lõppvastus ülesandel on, et punkti L koordinaadid on 3 ja -11. Lõppvastus ülesandel on, et punkti L koordinaadid on 3 ja -1. Sirgete S ja T vaheline nurk on 45 kraadi. Punkti C koordinaadid on 12 ja 2. 6. ülesanne. On antud funktsioon fx võrdumas 5/6 x kuubis -2,5 x ruudus. Punkt 1. Leidke funktsiooni fx ekstreemumpunktide koordinaadid ja määrake ekstreemumite liik. Et leida ekstreemumkohti, ennekõike peame võtma võrrandist tuletise. Järgmisena paneme selle võrduma nulliga ning sulgud ette saab tuua 2,5 x-i. X-ideks saame 0 ja 2. Et kontrollida maksimum- ja miinimumkohti, peame võtma topelttuletise. Paneme esimese x-i ehk 0 funktsiooni ning saame -5, mis on väiksem kui 0, seega on tegu x-maksiga. Pannes 2 funktsiooni saame 5, mis on suurem kui 0, seega on see x miinimum. Leiame ka y-kohad
pannes algfunktsiooni x-id ning saame y maxiks 0 ning y miniks saame -10 kolmandikku. Seega need on ekstreemumpunktide koordinaadid. Teine punkt. Leidke funktsiooni fx kahanemisvahemik. Eelneva põhjal saime, et x-max on 0 ja x-min on 2. Seejärel on kahanemisvahemik 0-2. Teine küsimus. Mitu reaalarvulist lahendit on sellisel võrrandil? Põhjendage oma vastust. Saame siit 2 võrrandit. Üks on sirge -4 ja teine on kuupvõrrand. Sulgud ette saame tuua 5/6 x ruudus ning x-ideks saame 0 ja 3. Miinimum ekstreemumpunkti leidsime ka ennem. Kuna graafikutel on üks lõikepunkt ja järelikult on antud võrrandil ainult üks lahend. Seega lõppvastus on, et ekstreemumpunktide koordinaadid on e-max 0 ja 0 ning e-min 2 ja -10 kolmandikku. Kahanemisvahemik on 0-2 ning antud võrrandil on üks reaalarvuline lahend. 7. ülesanne. Tuleb ära lihtsustada selline trigonomeetriline avaldis. Alustame esimese murulugejast. Koossinus 2x saame valemina kirjutada kui koossinus ruudus x miinus siinus ruudus x. 1 miinus siinus ruudus x saab kirjutada kui koossinus ruudus x. Liites need kokku jääb alles 2 koossinus ruudus x-i. Võtame ette järgmisena murru nimetaja. Pi ehk 180 kraadi jagatud 2 on 90 kraadi. Siin on samuti üks valem ning koossinus 90 kraadi on 0 ning siinus 90 kraadi on 1. Alles jääb 2 koossinus x-i. Viime kõik algtehtesse tagasi, saame maha tõmmata 2 ja koossinus x-id ning liites mõlemad koossinus x-id saame 2 koossinus x-i. Teine punkt. Joonestage funktsiooni y võrdumas 2 koossinus x graafik lõigul 0-st 5pi jagatud 2. Toome koordinaatteljestikku siia ning hakkame järjest väärtusi andma, et saada graafik joonestatud. 3. punkt. Lahendage võrrand 2 koossinus x võrdub 1 lõigul 0-st 5pi jagatud 2. Selleks tõmbame y võrdumas 1 joone ning siit tuleb välja 3 väärtust. Pi jagatud 3, 5pi jagatud 3 ning 7pi jagatud 3. Seega lõppvastus on, et lihtsustatud avaldis on 2 koossinus x ning võrrandi lahendid on pi jagatud 3, 5pi jagatud 3 ning 7pi jagatud 3. Sellega sai esimene osa läbi. Nagu näha, siin oli paar 5 punkti ülesannet algul, mis on üpris lihtsad, aga teises osas on ainult 10 punkti ülesanded ehk natuke raskemad ja ka rohkem küsivamad. 8. ülesanne. Joonisel on funktsiooni fx võrdumas 0,25 x ruudusgraafik. Punkt 1. Põhjendage, et sirge y võrdumas 2x miinus 4 on funktsiooni fx graafiku puutuja kohal 4. Täiendage joonist sirgega y võrdumas 2x miinus 4. Lisame alguses antud andmed siia. Et tõestada, peame võtma fx funktsioonist tuletise. Me teame, et tõus on funktsiooni tuletis x-iga, seega paneme selle võrrandisse ning saame vastuseks 2. Leiame ka y0, pannes 4 algfunktsiooni ning saame vastuseks 4. Seega puutepunkti koordinaadid on 4 ja 4. Kasutades tõusu ja koordinaate lisame arvud puute võrrandisse ning eraldades y saame 2x miinus 4, mis on sama, seega oleme selle tõestanud ära. Lisame sirge ka graafikule, nagu oli nõutud. Teine punkt. Viirutage kujund, mida piiravad x-telg, sirge y võrdumas 2x miinus 4 ja funktsiooni fx graafik ning arvutage viirutatud kujundi pindala. Viirutatud ala tuleb selline ning lisame ka ühe abijoone, kuhu tekib täisnurkne kolmnurk. Alustame terve funktsioonile alla jääva ala leidmisega, mis on piiratud 0 ja 4. Järgmisena leiame algtuletise ning siis lisame 4 x-i asemele. 0 pole mõtet lisada, sest vastus tuleks 0 nagunii. Selleks pindalaks saame 64 12 ruutühikut. Leiame ka täisnurkse kolmnurga, mis sinna vahele tekib. Alus on sellel 2 ühikut ja kõrgus 4.
Pindalaks saame 4 ruutühikut. Et leida just viirutatud ala, lahutame tervest sellest kolmnurga ala ning pannes arvud tehtesse saame vastuseks täpselt 1/3 ruutühikut. Seega lõppvastus on, et viirutatud kujundi pindala on 1/3 ruutühikut. 9. ülesanne. Esimene punkt. Aritmeetilise jada 8. liige moodustab 60% 4. liikmest. Nende 2 liikme summa on 72. Leidke selle aritmeetilise jada vahe ja esimene liige. Teksti põhjal tekib meile selline jadasüsteem. Paneme 8. liikme väärtuse alumisse tehtesse. Liites A4 kokku saame 1,6. Jagame terve rea 1,6 ning saame 45. Eraldame ühest algvõrrandist A8 ning sisestame A4 väärtuse ja saame vastuseks 27. Kuna me teame nii A4 kui A8, saame leida nendega D-väärtuse. A8 saab välja kirjutada kui A4 pluss 4D. Sisestame arvud tehtesse ning eraldades D saame -4,5. Nüüdseks on vaja ainult leida veel A1, kasutades näiteks A4 ja D-d. Vastuseks saame 58,5. Esimese punkti 2 nõutud vastust on leitud. Teine punkt. Teise aritmeetilise jada järjestikulised liikmed on log 4 miinus x, log 3 ja log 1 miinus 2x. Arvutage tundmatu x väärtus. Arvud moodustavad aritmeetilise jada, kui need on nii paigutatud. Log 3 on pärast log 4 miinus x-i, aga enne log 1 miinus 2x-i ehk saab lahutada sellega. Samuti tuleb jälgida, et xx ei tule 4 ega 0,5, sest sulgudesse ei tohi mingil juhul 0 tekkida. Kasutades logaritmi põhireegleid, viime need kokku ühise murru alla ehk jagades need. Kuna logaritmide alused on võrdsed, saame neist lahti. Järgmisena kasutame ristkorrutist, et saada murdudest lahti. Korrutades sulud ning viies kõik vasakule poole, tekib meile selline ruutvõrrand. Kasutame selleks ruutvõrrandi lahendi valemit ning ruutjuure alt tuleb välja 11. Seega x-ideks tulevad -0,5 ja 5. Tuleb teha ka kontroll, sest võib esineda võõrlahendeid. Alustame esimesest x-ist, paneme selle vasakpoolsesse tehtesse ning tekib sinna log 2 jagatud 3. Pannes selle paremale poole, tekib täpselt sama vastus, seega vasakpool on võrdne parema poolega. Võttes x2 on juba näha, et ühte logaritmi tekib negatiivne arv, mida on võimatu saada. Seega on tegemist võõrlahendiga. Lõppvastus ülesandele on, et jada vahe on -4,5 ja esimene liige on 58,5. Tundmatu x-väärtus on -0,5. Ülesanne 10. Püramiidi põhi on võrdhaarne trapets. Trapetsi pikem alus on 22 cm ja haar 8 cm ning terav nurk on 60 kraadi. Püramiidi tipu projektsioon põhjal asub trapetsi lühema aluse keskpunktis. Püramiidi pikemad külgservad moodustavad põhjaga nurga 30 kraadi. Arvutage püramiidi ruumala täpne väärtus. Alustame ülesannet just joonise tegemisega, et tekiks selgem pilt, mida tuleb leida. Leiame esimesena trapetsi kõrguse, sest meil on olemas vastasnurk ja hüpotenuus. Eraldades kõrguse saame vastuseks täpselt 4√3 cm. Järgmisena saame leida trapetsi haara projektsiooni alusel, kasutades seekord koosinust, kuna meil on olemas lähiskülg ja hüpotenuus. Eraldades x-i saame täpselt 4 cm. Viimaseks on vaja leida ainult trapetsi lühem alus, selleks lahutame pikemast alusest x-id mõlemalt poolt ning saame 14 cm. Paneme arvud püramiidi põhjapindala valemisse ning vastuseks tuleb 72√3 ruutcentimeetrit. Pool trapetsi pikemast alusest AF võrdub 11 cm. Püramiidi pikema külgserva projektsiooni põhjal saame kasutada Pythagorase teoreemi. Vastuseks saame 13 cm. Püramiidi ruumala leidmiseks on veel vaja selle kõrgust, mille saame leida antud 30-kraadilise nurgaga ja leitud AE pikkusega.
Selleks kasutame tangentsit ning eraldades kõrguse saame 13√3 jagatud 3 sentimeetrit. Hoidke meeles mitte ümardada, sest ülesanne küsib täpset väärtust. Sisestame arvud ruumala valemisse ning saame vastuseks 312 kuupsentimeetrit. Seega lõppvastus on, et püramiidi ruumala on 312 kuupsentimeetrit. Ülesanne 11. Pille ja Kalle alustasid ja lõpetasid 60-kilomeetrilise pikkuse rattasõidu üheaegselt. Teekonna teisel poolel oli Pille kiirus 20% võrra suurem kui esimesel 30 kilomeetril. Kalle sõitis 70% teekonnast kiirusega 14 kilomeetrit tunnis. Ülejäänud teeosal oli Kalle kiirus 2 kilomeetrit tunnis võrra väiksem kui Pillel teekonna esimesel pool. Esimene punkt. Arvutage Pille kiirus teekonna esimesel poolel, kui on teada, et tema kiirus ei langenud teekonna üheski osas alla 10 kilomeetri tunnis. Oletame, et Pille esimese teeosa kiirus on x kilomeetrit tunnis, seega aeg on 30 jagatud x-iga tundi. Pille teise teeosaks on tal kiirus aga 1,2 x kilomeetrit tunnis ning aeg on 30 jagatud 1,2 x-iga ehk 25 jagatud x-iga tundi. Võrrandiks ehk Pille sõiduaeg kokku tuleb 55 jagatud x-iga tundi. Leiame samuti Kalle andmed, tema esimese teeosa kiirus oli 14 kilomeetrit tunnis. Tema teeosa aega leides tuleb 60 kilomeetrist lahutada 30% ehk 18 ning jagada kiirusega ja saame 3 tundi vastuseks. Tema teise teeosa kiirus oli aga x-2, sest ülejäänud teeosal oli Kalle kiirus 2 kilomeetrit tunnis võrra väiksem kui Pillel. Ta teine teeosa aeg on 18 kilomeetrit jagatud kiirusega ehk x-2 tundi. Tema täpne sõiduaeg kokku on seega 18 jagatud x-2 pluss 3 tundi. Võrrandiks tuleb meil selline tehe. Viime kõik vasakule poole ning ka ühisele murrujoonele. Koorutades sulud lahti, saame lugejast ruutvõrrandi ning nimetajast saame, et x ei tohi olla 0 ega 2. Kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit ning ruutjuure alt tuleb välja 23. X-ideks tulevad 11 ja 10 kolmandikku, mis ei sobi, sest x peab olema võrdne või suurem kui 10. Seega vastus on 11 kilomeetrit tunnis. Teine küsimus, kui kaua kestis rattasõit? Võtame näiteks Pille sõiduaja kogu valemi, lisame 11, mis me leidsime eelnevalt ning saame 5 tundi. Seega lõppvastus on, et Pille kiirus teekonna esimesel poolel oli 11 kilomeetrit tunnis ning rattasõit kestis 5 tundi. 12. ülesanne. Joonisel on ristkülik ABCD, mille külje AD pikkus on 5 centimeetrit. Ristküliku ABCD ümbermõõt on 24 centimeetrit. Küljele AB toetub kolmnurk AFB, milles AF on 6 centimeetrit ja nurk AFB on 80 kraadi. Küljele BC kui alusele toetub võrdhaarne kolmnurk BEC. Selle kolmnurga tipunurk BEC on suurusega 46 kraadi. Arvutage lõigu EF pikkus. Lisame algselt antud andmed joonisele. Arvutame AB külje, kasutades ümbermõõtu ning teist külge ja saame vastuseks 7 centimeetrit. Järgmisena on vaja leida ABF nurga suurus. Selle leidmiseks saame kasutada siinusteoreemi ning eraldades nurga ABF saame vastuseks ligikaudu 57,6 kraadi. FAB nurga leidmiseks on meil olemas teised nurgad, seega lahutame 180 kraadist teised nurgad ning saame 42,4 kraadi. Me teame, et CBE ja BCE nurgad on samad, sest tegu on võrdhaardse kolmnurgaga. Lahutades 180 kraadist tipunurga ning jagades 2 saame 67 kraadi mõlemale. Veel on vaja meil leida külje BE pikkus, saades jälle kasutada siinusteoreemi ning eraldades selle saame ligikaudu 6,4 centimeetrit. Viimaseks asjaks külje EF leidmiseks on veel vaja nurka
väljas B-nurka, seega lahutame kõik ümbritsevad nurgad sellest ning saame 145,4 kraadi. Nüüd saame kasutada koossinusteoreemi ning võttes kõik ruutjuure alla ja sisestades arvud, saame ligikaudu 10,7 sentimeetrit. Seega lõppvastus on, et lõigu EF pikkus on ligikaudu 10,7 sentimeetrit. Ja olemegi jõudnud lõppu selle eksamiga. Ma loodan, et kõik oli arusaadav ja seletused piisavad, aga kui jäid millegis ikka veel kõhklema, siis anna sellest kommentides teada ja proovin sind lähimal võimalusel abistada. Kui soovid veel selliseid videoid näha, siis vaata üle mu riigieksamite lahenduste videote playlist, kus on eksameid alates aastast 2015. Seega soovin teile häid tulemusi eksamitel, kindlasti likeige seda videot ja tellige kanalit, kui sellest oli abi ning kohtume taas juba järgmises videos.